Ahoi kotkad, mis toimub siis? Toimub jälle üks kalastuslaager, 3-päevane siis. Ja seekord teen klipi ennem kui poisid kohal on, et hakkab siin valmis settima paate ja asju. Et see läheb sisse ja see läheb sisse täna siis. Et tuleb 5 poissi, täna nagu natukene suuremad mehed. Et peaks olema natukene lihtsam. Tuuline on natukene jälle, ei ole kõige vaiksem. Et noh, vaatame, kui kogenud kalamehed seekord on. Aga lähme jah 2 paadiga peale. Ma panen siin praegu paate ja asju valmis. Ja juba hommikul nägin siin ka linaskit ja värki mullitamas. Et noh, räägivad, et selline sombune ilm on hea kalailm. Noh, eks me näe, kuidas meil seekord läheb. Igal juhul meil on nüüd 3 päeva aega nüüd midagi ilusat siit kätte saada. Aga jah, ega midagi. Ma sätin paadid valmis ja ootame poisid ära ja tõenäoliselt lähme kohe paatidega peale ka, sest täna tulebki nagu nii-öelda kõige parem ilm, kus siis ei ole nii palju sadu. Et siin ülejäänud päevad lubab siin vahepeal ikka kogu aeg midagi, et noh, nii kui see kevad meil siin on, aga selge. Ootame kutid ära ja vaatame siis edasi. Nii, poisid on nüüd kõik kohal. Siin on niisugused suured mehemürakad ka suuremad kui mina veel. Nii et nemad lähevad selle suurema paadiga ja siis natuke nooremad mehed tulevad minuga ja meil on vaja see paat, aga me juba vaatame seda asja, see kõige suurem ka korda saada, et kui meil tulebki selliseid suuremaid poisse siin ka, et siis oleks vaja veel üks suurem paat. Jah, aga praegu saame nendega hakkama, mis meil on ja eks siis lähme ja teeme ajalugu, püüame rekordeid. Ja tulime siis vee peale ära, et mina olen siin 2 väiksema kutiga ja seal on siis teised poisid 3 suuremad oma paadi peale. Lähme alla voolu praegu, vooluga kaasa ja siis jah, oi, pead tagurdama eest ja vaatame, kas saame midagi huvitavat. Tulime nüüd ühte soppi, kõige lähedasem sopp peale selle meie sopi, kus on nagu vähe rohkem ruumi ja siin Raunal eelmine kord läks seal liivapaljandi ääres üks aug ära ka, et loobime siin soppi, sest jões on suht kiire vool jälle jões ka, kui aug on, siis ta on seal hästi kalda ääres kuskil, kus voolu ei ole rohus, aga noh, need sopid peaks olema praegu nagu rohkem kala täis, kuna jah, siin ei ole voolu. No näe, andke talle edasi see. Nii, et siin oli, Stevenil oli jõhker elukas otsas, tõmbas puruks, sidur oli liiga kinni jäänud, nii et pole midagi teha. Läks ära, aga noh, järgmine kord targem, paneb pehmema peale siduri. Nii, loopimine tulemust ei andnud, nüüd trollame tagasi, sest meil tuleb lõuna peale ja siis vaatame peale lõunat juba edasi, mis ja kuidas ja kuhu. Teeme uue plaani. Ja. Kala! Ahven või, nii suur! Oi! Ära nüüd seda ära kaota! Tahad kahvaga? Võtame kahvaga või? Pane siia ruttu! Oi, ahven! Ossa, selline ahven või? Mu elu esimene nii suur ahven! See 30+ senti kindlasti ju. Korralik jurakas. Okei, kerime kähkulandid välja teised, meil läheb mootoritesse muidu. Mu elu suurim ahven. Nii, on või? Jaa, see on mu elu suurim ahven. Rekord? Jaa. Tahad mõõdame ära või? Võiks küll, aga mul ei ole mõõdulinti. Ei, mul on siin mõõdulint. Nii, ja see ahvena mõõt on siit on 0, 31. Ei, isegi, oota, tead, see on isegi 32 on jah, kui me selle pealt vaatame. No 32 sendine ahven. No, normaalne. Aja! Kuule! Pani mul sisse. Yes. No mis toimub siis? Toimub see, et ma panin liiga lahja mootori esiteks külge 40 LBS-ise. Mõtlesin, et käib küll, aga nüüd see vesi, mis siin meeletult sadas eile ja üleeile ja nii edasi,
hakkas põldude pealt ja metsa alt igalt poolt jõkke voolama, jälle vesi on sogane, vool on nii kiire, et ma aitan aerudega kaasa. Saame kiiremini kaldale tagasi, et meil on lõuna ja ega aku on kutu ka. Et järgmise sõiduga võtame varuaku kaasa, ma ei oodanud, et me 3 tunniga selle 100 ampertunnise läbi kulutame. Muidugi mul on see vana aku, see happeaku ka. Ta ei ole vana, aga ta on selles mõttes, et vanema tehnoloogia aku. Et mul on nüüd need toodod, aga ma mõtlesin, et need happeakud tuleks ka ära kulutada kõik, ega ma neid ka siis niisama ära ei viska või. Et aga jah, paneme 55 LBS-ise mootori, praegu on 40, siis see 55 veab vastavoolu ka meil. Et praegu on 2-1 nagu tegelikult, tuul on vastu ja vool. Et sellepärast on natukene vaja aerudega abi. Nii, ja söömaaeg, tavaline värk, mis meil esimene söök alati on Mehhiko. Ma ei saa öelda seda põhtähega sõna jälle, mul on kaebusi tulnud, et toitu ei tohi nii nimetada, hea küll. Räägime siis Mehhiko pada. Ärme siis seda muud põhtähega sõna enam kasuta, kui see nii probleeme tekitab inimestele, aga noh, selge. Eks siis sööge keret täis ja siis vaatame uuesti edasi. Tal oli uss ja vaglad. No nii, kalla ümber välja, tuli latikas. No nii. Noh, see on teiesuguste kohta väga ilus latikas. No. Ma võtan ise, see on minu ka. Väga vinge ju. Noh, normaal, jälle sina. Jälle sina. Sa said Avene ka ja okei, väga hea. Ja praegu püüamegi siin kaldal elus sööta ja kõike muud, mis tuleb. Väga tuuline, kutid arvasid, et õhtul läheb uuesti alles paadiga peale ja eks siis polegi midagi, viskame aga sööta juurde, jahipaunalt saadud lipp ka väljas, nagu ikka peab, et jahipaunalt saadud seda universaalsööta, vaatame, toob kohale ehk siis igasugust kala ja jah, vaatame, mis siit siis veel tuleb, et juba niisugune poistele korralik latikas tuli ka ja elussöödad on olemas, poisid panevad nüüd siis sopi peal unnad sisse, et üks maguskoht on see tagaauk seal kohe seal lõpus ja noh, seal servas sealt ka, sealt tuli eelmine kord ja ühesõnaga siin on igal pool tegelikult see aug liigub, ega me ei teagi, kus ta täpselt on, aga noh, kus saadud on, seal on saadud ja seal servas on saadud ja et noh, panevad sisse praegu igaüks ühe, aga pärast vaatame, mitme püügivahendiga keegi püüab kaldal. Et kes püüab kaldal ainult ühe püügivahendiga, võib panna teise lisaks veel omale. Aga noh, seda soppi nagu ülearu täis ei tasu neid ka panna, et ega see paremat tulemust tõenäoliselt ei anna. Nii, ja ahven on, ei, kui sa nüüd vajutad, siis see tuleb valesti. Ei, nüüd on 340. 340 grammi, jah? Okei. Ta on pikk, aga mitte väga raske. Aga 340 on ka normaalne ahven. Samasugune ka. Nii, mis nüüd tuli? Jälle latikas. Oot, otsa astud oma õnge peale ka. See pole nii suur. Selle peab laskma tagasi, see on väike alamõõtu. Ja, no alamõõtu meil siin ei ole, aga ikkagi ta on väiksem kui see eelmine. Ei hakka olla see, et ma lasen ta ise. Aga ikka. Tahad ära võtta? Lätikes ikka. Kaalume ära. Jess. Ma toon kaalu. Ma siin tuunin ühte lanti, suuremat lanti praegu panin siia ette raskuse alla, et siis selle suurema silikooniga, kui me varsti kella 6 peale lähme õhtul, siis ma hakkan sellega proovima ja ma ei tea, mis poisid külge panevad, aga ühesõnaga nüüd tuleb meil haugipüügi aeg jälle kohe uuesti ja peale supi söömist. Nii, porss on söödud ja asjad ja nüüd paneme uuesti vee peale. Et nüüd õhtune aeg siin juba kell on suts 6 läbi ja vaatame, kas nüüd õnnestub. Ja. No nii, vool on nii tugev, et teisel paadil on seal väheke raskusid, lükkas neid vool kuskile põõsasse ja nüüd on need. Oot, siukene pull lugu. Et meil on vool väga kiireks läinud siin ja vihma ja sadas. Oot. Nii, ja mul on kala ja see on oi jumalauda. Nii huukene aug, et no see on nagu poolteist landi pikkust või? Okei, 2 landi pikkust. Ei, poolteist landi pikkust ikka.
see ei ole 200 grammigi, hea küll, ärme kõlguta teda. Kiiresti lahti ja vette tagasi. Mul on 2 kätt vaja, ma panen kaamera kinni. Aga mis siis oskab öelda, et tänane esimene kogu selle aja peale pole mitte midagi. Ja siis see tuli ka nüüd siuke röövel, et no head enda suurust lanti ei võtnud. Aga noh, trollame tagasi praegu, et ei tea, mis päev see täna on, et ainult üks ahven ja noh, landikalades. Aga eks siin ongi see kevad on üldse, teised kalamehed ka räägivad, et kuidagi kehva on. Noh, aga vaatame, meil on veel ju 2 päeva ees ja nii. Siin on üks und tagurpidi, et vaatame, kas lähemal saab? On miskit. Oi, oota. On. Ära läinud. Siin ei oleks nagu ära läinud, jah. Jah, no ka lahti tõmmatud. Et ehk siis kistud lahti, aga ära läinud, jah. No jah. Mul on punane. No nii. Siin tuli veel õhtul pimedas üks roosärk, päris ilus. Aga jah, meil nüüd lõke käib siin. Et kohe hakkab grillama veel. Enne kella 11 siis. Aga selge. No nii, sina said ka latika. 340 grammi. 340 grammi. Esimene või? Ma oled saanud ennem? Ei ole, ma ei ole väga latikat püüdnud ka. No siis elu esimene latikas. Noh, väga hea. No, super. Õhtul hakkab tulema, tundub. Ja mis siis toimub? Juba jõudsite ära teha need vinkud on ja ma ei jõudnudki kaameraga ligi. Ma lappisin natukene mootori seda juhet. Et ma vaatasin, et noh, mul oli näpuga kokku keeratud, aga siit lähevad kõvad amprid läbi. Ma jootsin seda jätkukohta. Mul on pandud mootorile noh, näed, need jätkukohad, kus siin teibid on. Et lihtsalt näpuga ühendades, kui nii suured amprid läbi käivad mootorist, lähevad need kohad kuumaks. Vaata, mul on niisugused otsad, noh, nende vanade akude otsad olid sellele külge pandud nagu jätkukohaga. Ja siis ma need jätkukohad jootsin niimoodi tinaga korralikult üle, et nad enam kuumaks ei lähe. Vot nüüd peaks ühendus parem olema. Aga poisid juba selle ajaga siin grillisid kiiresti vinkud ära, ega neil on mingi megakiire ju. Megakiire õngede juurde tagasi, sest praegu latikas ja särge mingisugune asi sööb siin on ju. Ja siis need vinkude tegemine käis nagu minut ja kui üldse soojakski lasti. Ja nii, mis nüüd juhtus? Mis nüüd juhtus? Mis saite? Mis saite? Näita valgust, mis saite? Kuule, poisid, see on samasugune nagu see, mis ta nimi oli, nüüd sai päeval ja normaalne. Korralik õrakas. Ei tea. Noh, teile paras küll, läheb sumpa või? No, ma arvan küll. Nii, ja Oota, sa sai. kaalume ära ka. On sinu. Mokkatki. Nii, ja mis ta ütleb siis? 705 on see, ahah. Sul oli kilone mõne. 1,2 on see latika. No nii, hommik on käes ja esimesed kalamehed siin juba püüavad, aga kuidas on midagi tulnud ka praegu? Ainult väikest elussööta. Väikest elussööta, jah. Ja veetase võrreldes eilsega on tõusnud veel. Ehk siis vool on nii kiire, et äärmiselt raske saab olema, kui paadiga peale minna. Et ei saa kuidagi, jälle sajab ja see eilne vihm, esimese päeva vihm tuli ju sellest üleeilsest ja sellest hullust vihmast, mis nüüd eelmises videos oli. Ikka meeletu padukas ja jama, ehk siis jah, ma kardan, et see haug lihtsalt ei söögi niisuguse kõrge veega. Et noh, ei oska nüüd ütelda.
aga jah, keeruline on niisuguse kiire vooluga siin. aga no vaatame, mõtleme mingit plaani. Et asi on läinud väga käest ära. Vesi on veel meeletult ööga tõusnud. Siin nüüd meie need püügikohad, kus siin sopi otsa peal olid, on kõik jälle vee all. Et noh, siia ligi pääseda. Ma nüüd panin ka kummiku jalga. No ebareaalne. Ebareaalne. Ja ma ei tea, siit ei ole võib-olla näha. Aga vool on nüüd nii meeletult kiire, et meil ei ole jõe peal mitte midagi teha paadiga täna. Sellepärast, et lihtsalt no sa paned lihtsalt siukse hooga alla vett minema. Ja aug siukse nii suure vooluga ma ei kujuta ette. Kui eile ta juba võtta ei tahtnud, siis praegu üritame midagi kalda pealt välja mõelda. Seal me lihtsalt ei suuda selle, noh, isegi kui jõuab selle mootoriga tagasi, siis no mida sa selle nii suure kiire vooluga teed seal? See aug on kuskil teab kus, võib-olla ronibki see soppidesse sisse nüüd. Et ma arvan, et me proovime siin kaldal mingit tegevusi välja mõelda, võib-olla mingid teistsuguseid tegevusi ka peale kalapüügi, kui see ära tüütab, et teeme siin jälle võib-olla primitiivselt toolesüütamist või mingid ellujamise värki, vaatame, kuidas poisid tahavad. Et see on haige, kui kõrgeks vesi on läinud. Ja no see sadu ei lõppe. Ilmaennustus ei lubanud nii hullu asja, aga nüüd on asi läinud palju kreisimaks. Ta lubab siin täna mingi 3 tundi vist ainult sajuvaba aega ja homme terve päev paneb jälle ja täna öösel veel tugevalt ja ehk siis ma kujutan ette, et see vesi tõuseb siin veel kuskil ja ma ei tea kuhu välja, et päris julm. Et latikad lähevad meil siis suitsu täna koos ühe ahvenaga, et nendel võtame soolikad välja, vaata, et näppu ei tõmba, et näpp noa ees ei ole kuidagi. Ta tahab jah, seal tuime juurest raskelt tulla. Ära väga nuga üleni sisse ka lükka, sa lükkad tal juba. Ja siis, ega nüüd polegi midagi, nuga kõrvale ja soolikas välja käega. Viska sinna paadi otsa peale praegu soolikas, see läheb elukatele. Jah, seda vist küll. Nüüd hoia kõht lahti natukene. Ma raputan nii lahti kui saad, raputan siia sisse igale poole veitsa soola ja nüüd ühe külje peal hoia, külje peale keera nagu paneme siit ka. Noh, ega ta nüüd palju ei jõua soolduda meil, aga nii palju, et natukene, et päris mage ei ole, kui me täna tahame ära teiselt poolt ka. Et nii, nüüd tuleb ahven ka ja teine latikas, mis eilsed on. Ka siit edasi? Jaa, täiesti lõpust alla välja ja siis paneme soola, need teised ka ja ongi näppu ära ees hoia. No nii, mis siis toimub? Näljased saavad jälle süüa. Et näitame ikka videosse, et siin süüa ka saab, et muidu mõeldakse, et võib-olla ainult seda söövadki, mis kätte saavad ja aga noh, näed, isegi süüa antakse siin laagris. Et kui kala ei saa, siis tasub tulla siia kas või sööma lihtsalt, et hea küll, aga eks me proovime midagi edasi. Et siin mõtteid on, et arutame mõistega läbi, mis plaan järgmine on. Et võtame ikka selle reisi öö peale ette, proovime. Nad tahavad nii väga proovida, et proovime siis ära, kuidas selle hirmsa tuulega on, aga eks ta natukene vähe riskantne värk on. Et noh, kas jõuame tagasi või ei jõua. Et selle vooluga mootor jõuab tagasi tuua küll ära veel, aga me tuleme lihtsalt väga aeglaselt tagasi. No, et see ongi see jama sellise suure vooluga. Aga noh, ma lihtsalt ei usu eriti sellesse, et me nagu kala saame nii suure vooluga, aga mine tea, kunagi ei tea. Kui proovi, siis ei saa, lähme proovime. Tulime siis suure voolu eest peitu kõige lähemasse soppi peale meie soppi. Meie sopp on juba läbi loobitud, seal midagi ei toimunud, eks nüüd. Aga vaatame siis siin ja roovabadega ja äkki siin midagi. Mõni aug on tulnud voolu seest siia ära, aga noh, ühel kutil väidetavalt oli võtnud juba, aga noh, ei tea,
kas oli hammastega rohi või oli päris kala, ei tea, aga noh, eks siis ole näha. Loobime selle veel läbi ja äkki hakkab miski otsa ikka. Tulime jälle soppidesse. Vaatame, et kas saame kõrge veega nüüd siia mõnda soppi ligi, kuhu muidu ei saanud. Aga eks ole näha. Loopides ei midagi jälle. Ja lähme siis trollates tagasi. Ei ole midagi teha. Vaat, ei söö see auk täna. Nagu ka eile. No nii, nüüd me jäime veel saju kätte ka ja aga äge. Haugi ei ole ja vihma on ja äike on veel puudu jah, aga ära sa räägi siin äikesest midagi, seda ma küll ei taha. Nii, midagi on väga valesti. Näid siia. Selle sopi keera külge. Selle sopi esimene on ikka koger või? On jah. Kuramus, ma ei teagi. Karp ei ole ju. Äkki on karp. Kuidagi ei ole nagu, ma ei tea, vaata seda lõpuse kaant ja ma ei ole neid kõrvuti näinudki. Vaata ja ütle. No vaata sadega. Vaata ja ütleb. Äkki ka koger jah, jugama saanud või kus ta siia sai? No jah, ei tea, või kõhna vend on kuidagi, mis tal viga on? On ikka koger või? Ei tea, ei ole ju. Karp on nagu, ikka karp ma kahtlustan. Ja no. Koger oleks ikka palju jämedam. Vahi siis. Siin on 10-kiloseid karpe sees, poisid. 10-kiloseid karpe on siin. Just nüüd, kui sai siis pandud tuli alla sinna, et paneme need kalad suitsuma, poiste omad. Tuli siukene värk, loomulikult, noh. Ja kui nüüd uskuda ilmateadet, siis see peaks panema siin enam-vähem hommikuni välja niimoodi. Ehk siis veetase on homseks veel kõrgem. Jälle siukene maksimum, mis ma näinud olen. Et noh, vot nii. Ei no äge. No nii. Ega siin muud polegi. Tuli on all, saepuru sisse uhame. Teoga. Ja mis nüüd toimub? Niipidi läks või? Jah, niipidi läks. Okei, panem kalad teistpidi. Mulle meeldib, kui on õiget pidi. Näod ees lähevad sisse. Selge. Ühed härrased läksid juba terrassi peale sööma, aga mis meil siis on? On hernesuppi ja siis nüüd said need kalad ka valmis. Noh, nad on küll rohkem grillkaladega, see ei ole päris õige, see niimoodi kasti sees suitsutamine, aga noh, kui keegi hakkab ütlema, et miks ma suitsuahju ei tee korralikku omale, siis no näete ju isegi, kui kiire siin kogu aeg on, et senikaua kuni jah, tähtsamad asjad valmis ei ole, ei tule ennem ka tõenäoliselt selle suitsuahju, et teeme niimoodi kasti sees senikaua ja siis kui lõpuks aega leiab, et siis ma vaatan mingi suitsuahju ka siia, sest et siin noh, jõe ääres elades peab olema siukene asi ja laagreid teha, sest siis saab nagu korralikumalt suitsutada, aga noh, algul läheb see asi ära. Ja. No ja kuidas on siis? Kõlbab või? Jaa. Ja soola, ma paneks soola. Oleks pidanud soola. Ta võid peale raputada, aga ta ei jõudnud soolduda. Ta oli mõne tunni ainult soolas. Seepärast ta ei ole päris soolane. Kus sool on? No seal purgiga külmkapi peal. Jah, siis on. Ma arvan, et täna õhtuks teiseks päevaks ongi siis selle filmimisega kõik, sest kõik on praegu kämpsades. Täna on siuke päev nagu on nüüd õhtul. Räägivad küll, et suuremad poisid tulevad veel õhtul lätikat püüdma, aga noh, ma ei ole nii kindel. Eks ole näha. Igal juhul praegu mängivad kaarte kämpsas. Et jah, siuke crazy ilm, aga ma arvan, et ma täna rohkem ei filmi. Ega varsti läheb pimedaks ära ka ja vaatame siis homme edasi, mis siin teha annab. Ja kui palju see vesi veel kõrgemaks tõusnud on. Ja. Nii, viimase päeva hommik on käes. Hetk ei saja. Lõpuks ometi on sajuvaba hetk. Käib söömine.
siin üks mees teeb nuudlit omale, teistele on pannkoogid. Härra Pang vedeleb siin maas meie juures kõik koos. Me panime talle uue nime nalja pärast, tema on härra Pang nüüd. Ja siis jah, suuremad poisid suuremast kämpsast magavad, sellepärast et siin käis veel kõva kalapüük 1:30 öösel. Loodeti suuremaid latikaid ja asju. Suure vihmaga, ma ei hakanud vilmima. Jah, eks siis kuuleme hiljem neilt, mis saad ja kuidas. Et ma terve see aeg nagu kõrvale ei vahtinud. Et siin mul oli ikka uneaega ka vaja natukene. Aga jah, eks siis ole näha. Härrad ärkavad, räägivad ise, mida tuli, palju tuli. Aga jah, paadid. Ma ei hakanud ringi pöörama, sellepärast meelega lasin natukene vett sisse sadada, sest et see on väga-väga mudaseks õnnet tallatud. Meil on siin kalda peal korralik soo. Ma ei tea, kas ma julgengi näidata. Sellega tuleb midagi ette võtta. See tuleb ära täita, aga paadid on jah siin niimoodi. Tegelikult ma veel enne magama minekut tühjendasin neid, aga nüüd on nad uuesti sellised. Et natuke lödistab mingi harjaga põhjas, saab selle põhja puhtamaks ja siis kallab ringi, kui on plaan vee peale minna. Aga meil on siin nüüd siuke asi, et nii palju ei ole sadanud, vesi on jälle rekordkõrgusel. Olukord on selline siin. Vot selle koha peal, põhipüügi koha peal, mujal saab, aga siin, kus on hästi palju tallatud, on olukord selline. Et isegi härra Pang ei taha siit läbi minna, käib kuskilt kõrgemalt otsib. Aga see pole ainukene püügikoht. Et meil on püügikohad veel sealpool ka, et ei ole ses suhtes hullu. Aga millegi pärast neile meeldis ikka siin kõige rohkem. Et siit kala kõige paremini võttis. Aga jah, siia ma jõudsin juba laagri käigus paar kärutäit tuua, et tuleb mujalt ka täita killuga ära ja siis, kui saab üldse mingisugune muru peale kasvada siia, ma väga ei usu, kui siin palju tallatakse kogu aeg, aga vähemalt on siis kõvem pinnas all nendes põhipüügikohtades, et enam sükest asja ei oleks, et niisugune muda tuleb, jah. Me tulime nüüd poole seltskonnaga jälle luurele, et suuremad poisid on kaldal püüavad, meie siin tulime vee peale luurele, pikka tiiru ei tee, meil kohe varsti hakkab niikuinii jälle sadama. Aga kui proovi ei saa, teeme väikse loopimised, läheme jälle ühte soppi sisse, vaatame, kas õnnestub siis viimane päev. Nime poolest haug on ju kätte saadud, ma ise sain selle, aga nagu mingisugust normaalmõõdus haugi ei olegi see laager veel, aga proovime. Tuleme vee pealt tagasi ja näeme, et und on Raikil tagurpidi, aga mingit muud actionit meil vee peal ei olnud, ehk siis vaatame, mis siin toimub. Et võtame selle unna välja ja äkki on miskit küljes. Nii. Kurram, jälle ära söönud. On jama, tõmmanud küljest ära jälle, Vot siuke jama, nojah, ega midagi, läheb kaldal ära. Meie kaua oodatud vihm jõudi selle kohale või? Hetk oli kuiva peaaegu. Meil siin ainukene mees veel on motiveeritud natukene, ülejäänud on vist juba loobunud, et ma ei tea, nagu kuskil vihmametsas elaks. Ma ei tea, mis see aasta on selle vihmaga ja kalaga. Aga on nagu on, ega me ilma valida ei saa ja hakkab meil see asi siin varsti läbi saama. Siin veel 2-3 tundi on jäänud ja no nii, ja mis siis on viimane söömaaeg? Mitte ses mõttes viimane söömaaeg, et me nüüd kõik püha vaimu juurde ära läheks, aga viimane söömaaeg siin laagris. Teeme võikud ja värgid. Ei hakanud midagi keerulist tegema.
sai veel sisse just üks und ka pisikese maimuga, äkki mõni ahven või midagi tuleb veel otsa. Hästi pisikest maimu täna saadud õngega. Aga jah, vaatame siin viimased paar tundi ja äkki veel ikka midagi õnnestub, äkki keski päästab veel päeva ära. Jah, tuleb mingi päris korralik kala veel loodetavasti. Säärge ikka tilgutab ja seda pudrukala ma pole isegi filminud seekord. Palju tuleb sihukest pudrukala, aga päris nagu suurt kala ei ole palju tulnud. Kas see haugile ei sobi? Sobib haugile. Aga jah, vähemalt tuli ikkagi paar latikat ka ja see, mis me arvame, et on karp. Aga 100% kindel pole, ma ei ole selle karpi kunagi püüdnud. Aga kokre olen küll, aga kogre moodi ta minu juurde küll ei olnud. Aga kindlasti siin targemad vaatajad kommenteerivad siis, mis asi ta siis oli. Nii, poisid läksid ära, et oli seekord siis sükene kalas mõttes kehva laager, aga ilma me valida ei saa. Keegi ei tea kunagi nii palju ette, kui me laagri kuulutuse paneme ette siin nädal-kaks. Keegi ei tea ju, mis ilm tuleb ja keegi ei tea, kas kala võtab. Et kunagi ei tea, järgmine laager võib olla jälle see, kus haug hirmsasti neelab, on ju. Aga oli seekord siis nii ja ikka subscribe, like, registreerige laagrisse, privaatüritustele, pange niisama ka kämpsa kinni, tulge kalale siia või kui ei taha ööbida, võib ka niisama paati rentida, tulla kalale siin kalda peal püüda. Igasugused variandid on kõik olemas, et küsige mingisuguseid variante, mida mul võib-olla seal hinnakirjas ei ole ka ja perega looduses.ee ja kõik hinnad ei ole ju ka kivist, rääkige läbi ja vaatame, teeme teile ka mingi ürituse, aga hea küll, kerige magama kratid ja näeme järgmises.